Hei, täna ma tahan sulle rääkida ühe loo siit Vaagenküli lossiaiast, mis on unistuste aed ja kuidas sina enda unistuste aiani jõuad. Unistuste aed võib olla igale ühele tegelikult erinev mõiste, aga mis on selge, igal unistuste aial on mingisugune põhiteema, mingisugune fookus, millele ta keskendub. See Vaagenküli aed on näiteks keskendunud Alice Imedemaal loo jutustamisele, sellisele nii-öelda muinasjutulisele olekule. Siia tulevad inimesed vaatama seda muinasjutulisust talvevõlumaad, suvel siis kõiki neid lilli, ampleid, kõiki neid dekoratsioone. See ei tähenda seda, et me peame koduaeda kõike seda looma. Me võime koduaias hoopis teistmoodi teha, aga kui sul on mingi kindel mõte, mida sa tahad luua, kui sul on kindel mõte, kuidas sa enda unistuste aiani jõuad ja sellele nii-öelda lähened. Kui sulle meeldivadki rohkem kõrrelised, siis sa toodki enda aeda rohkem kõrrelisi, seda looduslähedust, mida need kõrrelised sulle pakuvad või seda püsilille, mis õitsebki kaua, mis annab seda pikaajalist efekti. Võib-olla mõne lisaskulptuuri sinna juurde, kui sa tahad ka nii-öelda sellist kulturaalselt või siis ka kunstiilist ka siis suve ajaks ja ka siis talve ajaks on ju juurde. Et neid mõtteid, kuidas enda aeda luua, on väga palju erinevaid ja me peame enda jaoks nagu selgeks saama, mis meile meeldib ja kuidas me saame seda siduda enda aiaga nii, et see sinna sobituks. Nii, et see tulemus oleks maitsekas, et see tulemus oleks ka kauaaegne, pikaajaline. Ehk siis, kui ma täna seda aeda vaatan, siis mis siin pikaajalisuse annavad, ongi näiteks need skulptuurid, pluss siis ka, mis talveks siia üles ehitatakse, kõik see valguse mäng. Aga me saame ka püsikutega väga palju ära teha, näiteks püsikute, puude, põõsastega, et luua seda pikaajalisust. Ja kui sina tahad ka nüüd seda enda aias nagu teadlikumalt ellu viia, teadlikumalt enda aeda kujundada, enda aeda rajada, siis sellel nädalal on meil minu sünnipäeva kampaania Unistuste aia klubis, kus sa saad koodiga tulla esimeseks kuuks ainult 9 euro eest, kus sa saad katsetada, mitte katsetada, vaid sisse nii-öelda kiigata Unistuste aia klubisse, hakata enda aiaga tegelema teadlikumas suunas. Ja selleks on kood ka, et sa saaksid 9 eurost pääsed. Kood on siis Maria. Kasuta seda ja klubisse sa pääsed siis www.pallusaluaiad.ee/klubi. Ja võib-olla on see talv, see aeg, kus sa saadki mõelda natukene rohkem enda aia peale, et kui suvel me oleme väljas, suvel on teised tegemised, siis talv on see aeg, kus me saame asju uuesti läbi mõelda. Ja võib-olla sul tekib mõni mõte, mida enda aiaga peale hakata, mis suunda sa enda aeda tahad, et sinnapoole siis liikuma hakata. Sest et kui me tahame kõike natuke siit, natuke sealt, natukene selliseid uhkeid paviljone, natukene uhkeid skulptuure, aga see kõik ei ole seotud, siis meil ei tule selline rahulik tulemus, meil ei tule harmoonia aeda, vaid meil võib tulla väga suur eklektika, selline segadus. Aga segadust me aeda tekitada ei taha, sest et see muudab meid närviliseks. Ja sellepärast ma kutsun sind Unistuste aia klubisse, kasuta seda sünnipäeva kampaania hinda, sest et seda ma teen ainult üks kord aastas praegu enda sünnipäeva paiku ja kood on siis Maria ja aadressi leiad ka siit video alt. Näeme seal. Tšau!